käisin psühholoogi juures ja ta ütles, et peaksin maha rahunema ning mitte uppuma vanemate ja teiste tuttavate süüdistustesse. Ja siis ma käisin šamaani juures ja ta ütles, et peaksin rohkem emakese loodusega lähedust ja elussuhet arendama. Siis käisin ka tuntud koolitaja coachi juures ja ta ütles, et peaksin oma elu sihid ja mõtted paberile panema ja siis korrastama ja siis visualiseerima. Käisin preestri juures ja ta ütles, et räägi Jumalaga ja palveta ja arenda endast tänulikkust ja alandlikkust igas päevas. Käisin budisti juures ja ta ütles, et peaksin kõike võtma kui ühte tervikut, ühte ajatut valguse armastuse tuuma. Käisin tantristi juures ja ta ütles, et peaksin oma partnerit nägema mitte kui oma kehaliste naudingute altarit, vaid kui jumalikku püha naispoolsust. Käisin Krishna pühendunu juures ja ta ütles, et peaksin vaikselt oma ellu võtma kõrgemaid harjumusi ning anduma lõpuks täiesti Jumalale. Käisin ka ema-isa juures ja nad ütlesid, ole tubli pojake ning ära anna alla, kõik on hästi, me aitame sind alati. Ka isegi siis, kui me oleme siit lahkunud. Käisin ka ühe toreda ateisti juures ja ta ütles, et enne kui sa oma unistuste maailma lähed, peaksid selle maailma kohustused ja asjad korda ajama. Istusin maha ja sain lõpuks aru, et kõigil nõuandjatel oli täielik